investeerimine. Investeerimine on raha paigutamine eesmärgiga selle väärtust säilitada või kasvatada. Inimesed teevad seda üldjuhul pikema ajahorisondiga, näiteks kogumaks rohkem vahendeid, finantseerimaks soovitud elustiili siis, kui enam ei jaksa või ei soovi töötada. Investeeri seda raha, mida sa ei vaja järgmise 10 aasta jooksul. Kindlasti ära investeeri raha, mis mõeldud ootamatuteks kulutusteks või on konkreetseks lühiajaliseks eesmärgiks kogutud, sest kehva turuolukorra tõttu ei pruugi sa sama summat oma investeeringult tagasi saada. Investeerida saab väga paljudesse erinevatesse varaklassidesse, näiteks kinnisvarasse, aktsiatesse, fondidesse või väärismetallidesse, kuid nende valikul kehtivad mõned kuldreeglid, mis abiks nii algajale kui edasijõudnule. Esimene kuldreegel ütleb, et investori parim sõber on aeg. Mida pikem on ajahorisont investeerimiseks, seda rohkem on aega, et varaklassi kõikumised ära tasanduksid. Näiteks kui aktsiaturud järsult langevad, siis pikema ajahorisondi puhul jõuavad need tagasi tõusta. Investorite seas on ka teada-tuntud tõde, et parim aeg alustada oli eile, paremuselt järgmine aeg alustada on täna. Nii hakkab tööle liitintress. Ehk mida rohkem on aega, seda rohkem jõuab teenitud intress omakorda hakata intressi teenima. Ning seeläbi kasvab investori portfell iga aastaga aina enam. Teine kuldreegel, millest investor peab aru saama, on riski ja oodatava tulususe omavaheline seos. Mida suuremat tootlust sa oma investeeringult teenida tahad, seda suuremat riski pead olema valmis võtma. Ehk seda enam tuleb sul arvestada võimalusega kogu raha kaotada. Kui sa pole kuidagi valmis investeeringust ilma jääma, tuleb sul omakorda leppida ka madalama tootlikkusega, ehk teenid oma investeeringult vähem raha, näiteks pannes oma raha kasvama tähtajalisele hoiusele. Kolmas kuldreegel ütleb, et investeeringud tuleb hajutada, näiteks jagada need ära erinevate varaklasside vahel või kui soov vaid ühte varaklassi panustada, siis vähemalt erinevate investeerimisvõimaluste vahel. Näiteks vaid aktsiaportfelli omades võiks sinu raha jaguneda mitme erineva sektori ettevõtete vahel. Juba vanasõnagi ütleb, et ära pane kõiki mune ühte korvi. Kui nii siiski teed ning valik ebaõnnestub, siis võid kõik kaotada. Kui aga investeeringud on hajutatud ning üks neist ebaõnnestub, siis jäävad teised alles ning loodetavasti kompenseerivad kehva valiku tagajärjed. Neljas kuldreegel investeerimisel ütleb, et investeerida tuleks projektidesse, millest ise ka aru saad. Kui sa ei suuda mõista, miks investeering peaks kasvama või kuidas tulusus tekib, siis pole mõtet ka sinna alla oma raha kinni panna. Hea näide on investeerimisskeemid, mis püsivad üleval vaid nii kaua, kuni uut raha järjest peale tuleb. Nende puhul on lubatud tootlusprotsendid tihtilugu põhjendamatult suured, mistõttu ei tohiks sinna oma raha investeerida. Need 4 reeglit. Alusta võimalikult vara või kohe, suurem tootlus tähendab ka suuremat riski, hajuta investeeringud erinevate varaklasside või projektide vahel ning kui aru ei saa, siis ei puutu, aitavad investorit igasse varaklassi investeerimisel. Oled nüüd ära vaadanud 5. videoseeriast 5 sammu korras rahaasjadeni. Saad igal ajal ka kõiki teisi rahatarkuse videosid uuesti vaadata. Soovime sulle arukat rahaasjade korraldamist. Uuri lisaks.